ma olen just seda ise huviga jälginud, et nii palju, kui ma olen käinud venna nii-öelda showdel, viimati näiteks käisin Vanemuises, et kas keegi vaatab mind ka niimoodi, just võõrastest inimesed niimoodi kahtlaselt või kummaliselt. Kui natukene süvitsi rääkisime juba sinu sellisest nagu pereteemast, et küsiks sellise asja ka, et sa oled juba tegelikult päris tuntud perekonnast, õigus, et küsin nagu seda, et kas sinul on ka nagu geenides selline huumor on juba nagu sisse süstitud nagu sinu vennal Sander Õigusel? No eks seda ikkagi hindavad teised inimesed, aga kui sa küsid nagu geenides, siis ma arvan, et pigem on sellepärast, et meil juba, ütleme, vanaemast saati on tegelikult sihuke terav keel ja selline asjade äramainemine ja selline võib-olla asjade märkamine, mida võib-olla mõned inimesed isegi ei märka ja selle lauale toomine on ikkagi au sees on. Et jõululauas ikkagi puid saavad kõik, ütleme niimoodi. Et pulli teevad kõik, et vanaemast kuni siis emani välja. Just. Aga jah, et kas või ikkagi ka naljakalt välja kukub, et seda hindavad nagu teised ja jah, minu venna puhul enamus inimesed leiavad, et see on naljakas ja ma olen sellega nõus ja tal tuleb see hästi välja, mis ta teeb. Et ma just mõtlesingi, et kas sulle võiks samamoodi, et te näete üpris nagu sarnased välja, muidugi te ei ole kaksikud, aga sulle kleepida samamoodi, et habe ette saata lavale, et huvitav, et kas keegi saab aru, et kas on nagu erinevus? Kindlasti saavad aru, et ma arvan, et tänasel päeval me enam väga sarnased ei ole, et nooremana me olime tõesti väga sarnased, me ise ka nägime seda ja ka meie ümbritsevad kogu aeg kinnitasid meile seda, meid aeti linna peal tihtipeale sassi, reeglina küll purjus inimesed, eks ju. aga täna seda niimoodi ei ole, aga kui lavale minemisest rääkida, siis ma arvan, et ma jääksin jänni, et see esinemishirm ja lavahirm mind kindlasti hoiaks tagasi, olles tänu vennale väga palju seda stand-upi ja seda skeenet jälginud, siis ma tean ja näen, et pabinas inimene on kõige vähem naljakas asi, mis seal laval, eks ju, olla saab. Aga ma ei saa muidugi varjata, et tänu sellele kõigele kindlasti ma olen elu vaatanud ja mingeid aspekte mõelnud selles vallas, et kas neid saaks laval esitada, kas siit saaks mingi nalja välja imeda, et nii mu vend, see ongi tema põhiliselt tema töö, eks ju. Et ma olen niimoodi selle peale mõelnud, aga ma usun jah, et laval ma kindlasti niimoodi hakkama ei saaks nagu tema. Kas siiamaani aetakse teid sassi kuskil mingi teatud seltskondades, et okei, ühel on küll habe ja on selline pikemad püksid on jalas kindlasti ja nii edasi, aga kas siiamaani on kuskil seltskondi, kes täpselt ei saagi aru, et kas ta on nüüd Jörgen või ta on nüüd Sander? Ma arvan, et enam mitte, et ma olen just seda ise huviga jälginud, et nii palju, kui ma olen käinud venna nii-öelda showdel, viimati näiteks käisin Vanemuises, et kas keegi vaatab mind ka niimoodi, just võõrastest inimesed niimoodi kahtlaselt või kummaliselt, et ega väga enam ei vaata, et võib-olla ei tea, kas äkki ma olen vanaks jäänud või on tema hästi säilinud või on tõesti seda nii ära maskeerinud ennast, aga enam jah, väga ei aeta sassi.